sõbrad, kas te mäletate neid aegu, kui te olite veel laps ja unistasite sellest, et saada täiskasvanuks ja hakkaks ise raha teenima ja keegi saaks teile keelata midagi, võtaksite ise kõiki otsuseid vastu. Ja nüüd, kui sa oled täiskasvanu, unistad sellest, et saaks sinna lapsepõlve tagasi, kus ei olnud mingeid muresid. Ainuke kohustus, mis sul oli tööl käia. Jah, sõbrad, unistused on erinevad ja mõnede täitumist võib-olla ka ei soovi. Aga sõbrad, ainult üks päev aastas on selline, kus mulle meenub see unistus ja see on 1. september. Jah, sõbrad, täna on 1. september, täna lähevad lapsed kooli. Kui teil on, siis palju õnne teile, saate ka saata oma lapsed esimesse klassi, võib-olla keegi viimasesse klassi, kellelgi hakkab see periood läbi saama, kellelgi alles algab. Aga jah, sõbrad, täna me sõidame 1. septembril ja loodame täna vedada ka lapsi. Nii et vaatame, kui palju neid lapsi tuleb ja kui palju meil ka õnnestub teenida. Nii et alustame. No sõbrad, tulistab järjest, seisma ei jää. 1. september on selles suhtes hea. Kas minnakse tööle või saadetakse lapsed kooli ja siin enam ühistranspordiga eriti liikuda ei taha sel hetkel. Seega, mis variant on? Takso. Ja selleks me siin olemegi, et seda teenust pakkuda. Ja proovime seda pakkuda võimalikult parimal moel, mis me üldse saame teha. Nii et järgmine tellimus juba koefitsiendiga 1,7. Kurat, ei teagi, mis sellega peale nüüd hakata reisk. Teinud tööd siin juba 3. tellimus ja teeninud oled ikka nii palju veel. Ja ma tean, et see on süsteemi viga lihtsalt, et kõik on arvutatud. Aga korraks tekitab siukse kõheda tunde, et äkki kurat olengi teinud 1. septembri puhul kõike tasuta. Kuskil jäi mingi meil vaatamata näiteks. Appa, juba korras, summa on ees. Kõik on punane, aga mida ei ole tellimust. Ootame siin Lasnamäel. No nii, sõbrad. Kui imelik see ka pole, aga koefitsiendid kodusid ära, nii et mina otsustasin, et teen väikse kohvipausi siin Nautikas. Enne kui pausi teeb, võiks võtmed ka kaasa võtta. Nii et lähme teeme, kell on 9:30. Teeme väikse pausi ja siis juba vaatame edasi, mis seal head toimub ka taksonduses. No nii, sõbrad, ega minust vist ei saa kunagi õiget taksisti. Koefitsiente pole, kell on 11:30. Mul on igav, ei taha mina sõita ilma koefitsiendita. Seega jah, minust ei saa seda taksojuhti. Aga vaatab, mis õhtul juhtub. Nii et teie jaoks hetk, minu jaoks on see mitu tundi. 2 hours later. Tagasi oma tööpostil ja tahtsin kurta, et linn on punane, tellimusi pole reisk ja kohe tuli +3 tellimusega. Jah, ma sõidan Yandexit praegu. Mille üle? Jah, ma sõidan Yandexit. Neil on uued pakkumised, teed 15 sõitu, saad pluss 20 eurot. Minu arust päris meelitav. Nii et proovime need 15 sõitu ära teha, 5 on kohe käsil. Nii et ma arvan, et see saab varsti. Sõbrad, ma olen teid täiesti ära unustanud. Muidugi midagi erakorralist pole ka siin juhtunud, vahepeal tuim töö käib. Sõidan, meil on praegu 8 tellimus käsil, kõik on olnud koefitsiendiga. Koefitsiendiga või Yandexis on see pluss praegugi +3 on ees meil, +3 eurot. Kuhu minek on, seda ma ei tea. Ma maski siin ette panen. Et
üks tellimus oli, mis tahtis läbi lipsata ilma koefitsiendita. Muidugi selle me saatsime kohe seenele. Nii et mis seal ikka töö käib ja praegu 8. käsil ja varsti on juba ka 15. tulemas, nii et ma arvan, et selle me teeme ära. Ma ei tea, kas ma pärast viitsin veel teha 5 tellimust, sest siis sai vist oli 30 eurot. See on juba päris mõjutav summa. Et võib-olla peaks veel 5 eurot, 5 tellimust juurde tegema, et saada 10 eurot veel lisaks. Eks näha ole õhtu poole, vaatame, kuidas enesetunne on. No nii, 12. tellimus on tehtud, 3 tellimust veel ja siis on läbi see challenge, vähemalt esimene challenge, ma ei tea, kas ma edasi teen, aga üks aeg näitab. Summa ei ole tegelikult isegi väga paha, kuigi nüüd hakkab viskama ilma koefitsiendita tellimusi sisse. Samas võib-olla see ongi niimoodi tehtud, üks kavalalt reisk, et kui sul ongi jäänud seal 3-4 tellimust kuni selle eesmärgi täitumiseni, siis hakatakse sulle andma, sest sa nagu nii teed ju ära. Kuidagi võib küll siin mingit vandenõuteooriat välja mõelda. Tegelikult ma ei usu sellesse, aga vandenõuteooria on ikka ju alati hea. Jah, sõbrad, ootame siin Lasnamäel praegu Kärberi tänaval. Äkki siit mingit järgmist tellimust on võimalik saada. Tahaks tegelikult kiiremas korras ära teha. Jätke meelde endale, mehed. Yandexit võib sõita ainult siis, kui on koefitsient. Ülejäänud on kõik mõttetu. Selline lühike lause siia vahepeale. Ossa raisk, väsimus on peal, tõenäoliselt 20 tellimust ma täis ei tee. Aga 15 kohe kindlasti teen täis. Kesklinnas praegu koefitsiente pole, mitte midagi ei toimu, nii et ootan selle ühe hädise tellimuse veel ära või 2. Ja siis on kõik super juba. No nii, sõbrad, kell on 8:30, võib-olla isegi panete tähele, et väljas pool hakkab juba pimedaks minema. Ja sõbrad, olen lõpetanud oma vahetuse. Tegin ma tööd, mis ma siis tegin praeguse seisuga. Hommikul tegin 2 tundi ja nüüd õhtul 6 tundi. 6 tundi tehtud tööd ja siis tulemused on meil sellised, et Yandex on 69 eurot ja kui te nägite, siis all on 15 tellimust tehtud, veel kord näitan teile. See tähendab seda, et 20 eurot tuleb juurde. Siin näitab hetkel 14, aga ta on mingi viivisega. Näete, 20 eurot tuleb. Ja siis, kes juba nägi, siis Boltis on tehtud selline summa
jah, ärge imestage, reiting on 5. Nii et jämedalt öeldes 120 eurot. 120 eurot, 90 pluss 30. Jah, 120 eurot siis 8 tunniga. Ma leian, et see on päris hea tulemus. Üle 10 eurot, kuskil 15 kanti. Aga muidugi 1. september tegelikult valmistas pettumust. Aga kui te arvate, et 8 tundi on laste mäng ja ma rohkem ei suuda, siis sõbrad, siia kohe ilmub vahetus, kus ma tegin 14 tundi. Nii et keda huvitab, palju on võimalik teenida 14 tunniga, siis siit selle videode leiate. Aga mina tänan teid, sõbrad, ja järgmise kohtumiseni.